Raul Must, Eesti meister 55. Eesti meistrivõistlustel. Täna oli näha, et vastasele sa armu ei andnud. Kuidas sa oma mängu kokku võtad? Tänase mängu võtan kokku nii, et vastane ei mänginud parimat mängu ja võib-olla siuke finaali kramp lõi sisse, et kuna ma mängin tema vastu treenis päris tihedalt, siis ma tean, et Karl Kert mängib palju paremat mängu kindlasti ja ma arvan, et mõne aasta jooksul võib temast tulla ka võib-olla Eesti parim mängija uus, nii et elu näitab, aga ütleme võistlust kokkuvõttes on nii, et kõige raskem mäng oli poolfinaalis Pilve vastu, kus Pilve mängis oma vanuse kohta küll väga hästi ja ma ütlen, et vaatad nii head mängu nagu teise eestlase vastu mängides, polegi olnud ennem, et selles mõttes oli tegelikult tore võistlus. See oli sinu 14. Eesti meistritiitel. Sinu tänane finaalivastane Karl Kert oli esimest tiitlit võistes 5-aastane. Mida see sinu jaoks tähendab, et sa oled nii mitu aastat järjest Eesti meister? No see tähendab seda, et eks ma olen pikalt mänginud ja olnud professionaalne kõik need aastad, et ega muidu see asi nagu ei oleks õnnestunud ja ma olen sellega nagu pannud mingi märgi maha, millest võiksid meie noored sulgpallurid nagu joonduda ja see on asi, mis ma tahan ka nagu jätkata, et see kindlasti, ma loodan, et see jääb mu viimaseks nüüd võiduks, aga ütleme nii, et palju neid enam tulema kindlasti ei saa, et selles mõttes mingi märk on nagu maha pandud ja ma olen võtnud asja tõsiselt ja meie noortele ma loodan, et keegi tuleb ka samasugune kõva mängumees ja võtab nagu selle juhtimise üle mingil hetkel. 14 meistrivõistluste finaali. Kas sa mäletad iga ühte mängu või on osad juba niimoodi omavahel kokku sulanud? Ja tegelikult ma olen 15 finaali mänginud, et esimese finaali ma kaotasin Heikile, nii nagu kaotas Karl Kert mulle, nii et selles mõttes elu läheb nii nagu ta peab minema ja ma ütlen, et seda esimest finaali, mis ma kaotasin, ma mäletan siiamaani, paljusid teisi ma ausalt ei mäleta ja ma isegi hakkasin meenutama eelmist finaali, siis ma hakkasin meenutama, et kas toimus Tartus või kus ta toimus, et tegelikult jah, mul ei ole nagu nii pika mälud sellistele, et mingid olukorrad peavad nagu olema, mingid tähtsad olukorrad, ju siis ei ole need nii rasked olnud need finaalid, aga just see, mis ma kaotasin Heiki vastu, see oli ilmselt kõige raskem mäng mul finaalis ja see on mul hästi meeles. Kas usud, et see poiss, kes võiks sinu rekordi üle lüüa, kas ta juba mängib sulgpalli või veel mitte? Seda on väga raske öelda, et ma arvan, et sport sulgpallis võiks olla nagu ka konkurents võiks olla tihedam ja see tähendab seda, et kui üks mängija ikkagi on 14 korda järjest tulnud võitjaks, siis see nagu, see pole ka päris õige, et mina seda ei poolda ja ma arvan, et mingil hetkel peaks olema tase palju tihedam ja palju parem ja meil on võib-olla iga aasta tuleb uus võitja, aga näiteks esimest 4 on kõik maailma tippkonkurentsid. See on nagu, kui ma kunagi olen treener võib-olla, siis see on nagu minu eesmärk, et oleks niimoodi. Aitäh! Aitäh!